Hello, üle pika aja. Ma mõtlesin, et võiks väikse vlogi teha. Viimane vlog just oligi see Portugali vlog, mis oli aprillis ja nüüd hakkab juba mai läbi saama. Aeg on nii kiiresti läinud ja pole lihtsalt olnud väga aega, et vlogi teha. Aga täna ma mõtlesin, et üle pika aja äkki ma filmin midagi ja teen teile väikse update'i, mis toimub. Me käisime vahepeal ka Eestis, siin eelmine nädal olime nädal aega Eestis. Kahjuks saime ainult jahedaid ilmasid, aga siin on õnneks nagu täielik suvi. Täna on mingi 28 kraadi, toas on ka nagu mega soe. Aga ühesõnaga me käisime nädal aega tagasi Eestis, siis nädal enne seda käis meil Raini teine vend külas. Ja nüüd homme tuleb Raini onu koos perega, nii et tuleb selline väga tegus nädal jälle. Siis ma mõtlesingi, et siis kui meil on külalised, siis ma saan midagi vähemalt näidata, kus me käime ja nii edasi. Aga muidu on suht selline töine olnud. Eestis ka me töötasime, et see ei olnud pigem selline puhkus, pigem selline rohkem töö. Aga jah, tegelikult suve lõpus on plaan veel korraks Eestisse minna. Täna veits koristan veel. Kui ikkagi külalised tulevad, siis peab kodu ikkagi korras olema. Rain läkski pildistama ja ma olengi nüüd üksi kodus. Teen ka veits mingeid tööasjad ära ja siis peaks veel käima toidupoes, sest täna on esmaspäev ja eile olid poed kinni ja külmkapp on suht tühi, seega hakkame tegutsema. Liigun nüüd toidupoe poolt tagasi koju. Ma käisin tee peal enne toidupoodi siis Saaras ka korra, sest ma nägin, et teepoes olid neil ühed plätud. Ma mõtlesin, et ma lähen ja proovin, aga neil läks nii kaua nende laost toomisega, nii et ma mõtlesin, ma käin vahepeal toidupoes ära. Viin toidukoti koju ja ma arvan, ma pärast äkki lähen vaatan uuesti Saarasse. Aga toidupoes on mega palju rahvast. No ilmselgelt, sest täna on esmaspäev. Aga üleüldiselt ka tegelikult ma ütleks, et aprilli alguses saati juba on nagu väga palju inimesi igal pool, sest ilmad on ülisoojaks läinud ja hästi palju inimesi tulevad puhkama. Seega jah, poed ja asjad on suht rahvast täis. Ma lähen nüüd viin selle toidukoti koju. Rain on ka vist vahepeal koju jõudnud ja siis vaatan, käin Saarast uuesti läbi. Nii ja Saara katse number 2. Loodan, et need plätud on siin olemas. Need plätud olid vähemalt siia, ma ei tea, siin on mingid mõlemal korrusel siis eraldi mingid sellised punktid, kus sa saad siis kollektida enda neid asju, mida sa küsinud oled. Ja need olid seal alles õnneks, nii et ma tahaks neid proovida, kuigi need e-poes nägid palju paremad välja kui siin. Ma vaatan, kuidas need jalad on. Siis ma mõtlesin, ma proovin veel 2 sellist püksi ka. Ma ei tea, viitsimällikud vist teevad jala nagu kuidagi eriti nagu lapikuks. Seega pole hullu. Otsime edasi. Ma olen lihtsalt nagu mingi tavalisi musti plätusid, ma ei tea, kui kaua juba otsinud. Ja ma ei taha nagu väga kuskilt netist ka tellida, sest ma pean proovima, sest mul ei istu kunagi nagu plätud väga hästi jalga. Seega jah, vaatame siis, äkki ma leian kuskilt mujalt. Ma leidsin sellised heledad püksid. Ma tahaks täiega selliseid heledaid pükse, mis on nagu, ei ole alt väga laiad ja on natuke sellised kukekad. Aga ma ei tea, mind vist nagu häirib see koht. Ei hoia kuidagi hästi. Ja vist paremini aru saada. Kuidagi, ma ei tea. Okei, nende pükste jaoks ma olen ilmselgelt liiga lühike. Nojah, see kord siis läks nii, et ei osta midagi siit Saarast. Tere hommikust või noh, tegelikult pole hommik isegi enam, vaid hakkab lõuna varsti, kell on 10 läbi. Ja mõtlesin, ma käin jooksmas, ma panengi praegu ennast valmis jooksma minemiseks, aga Rain läks juba hommiku vara pildistama ja läheb siis otse lennujaama. Ma olen siin ka hommikust saati toimetanud ja siis ma mõtlesin, ma nüüd käin
ma nüüd käin jooksmas ära enne, kui teised tulevad ja siis ma arvan, et meil tuleb suht selline rannapäev, sest et külalised pole ilmselt ammu päikest näinud. Ja seega ma arvan, et me tellime söögi äkki randa endale ja siis chillime seal mingi aja. Ja siis vaatame, mis õhtul edasi saab. Tõenäoliselt me kuskile täna ei lähe, vaid oleme siin meie linnas ja vaatame, äkki me täna paneme miskit sorti sellise plaani kokku, kus käia, kuhu teisi viia, selline värk. Nii et ma ei teagi, kui palju ma tänasest päevast filmin, aga jah, praegu käime jooksmas ära. Kui me nädalaeda Eestis olime, siis ma ei käinud kordagi jooksmas ega teinud mitte mingit trenni. Ja nagu tagasi ree peale saada on nii raske, lihtsalt täitsa lõpp. Nii, meil on nüüd külalised kohal ja me käisime Robiniga siis lõunasööki toomas. On ju, Robs? Ja. Ja nüüd me lähme koju ja siis juba randa. Nii, ma nüüd mõtlesin, ma veits vlogin, sellepärast, et me tulime nüüd Benalmadenasse. Ma pole vist väga siin näidanud seda linnakest. Nii, et see on selline sadam, me jalutame veits ringi. Robin tahtis hirmsasti vlogis olla, nii et lehvitus. Aga me nüüd käimegi siin, väikse tiiru ära ja siis ilmselt lähme meie koju tagasi ja sätime õhtusöögile. Me algul tahtsime siia ühte väga heasse pitsa kohta minna, mis me ükskord siin avastasime, aga see pannakse kella 5 juba kinni, nii et sinna me enam ei jõua, nii et me lähme meie linnas ühte pasta ja pitsa kohta. Ja õhtuks me tulime siis meile siia linna pitsat, salatit, pitsat sööma. On ju, Robs? Ja. Kas maitses juba proovisid, või? No igatahes. No sulle vähemalt maitses. Jaa. See burrata näeb nii hea välja. Robinida. Nii, ma nüüd ei tea isegi enam mitu päeva mul sellest vlogimisest vahel on jäänud. Me oleme lihtsalt nii palju ringi toimetanud ja mul pole ausalt öeldes isegi meelde tulnud telefon võtta, et filmida. Seega jah, ja siis ma hakkasingi mõtlema, et see vlogide tegemine ja kokkupanemine ja nii edasi võtab ka oma aja, et mida üldse teha, kas pigem äkki Instasse lihtsalt mingeid jutustavaid storysid või siis seda vlogi asja edasi teha. Aga lihtsalt, jah, ma ei tea, kuidas ma jõuan sellega tegeleda. Aga selline update siis, et Raini onu läheb homme siis ära. Täna on neil eelviimane päev. Me käisimegi veits vahepeal tööd tegemas. Nüüd on rannas see nii kaua olnud. Ja me oleme siis siin enamjaolt kõik sellised meie ümber olevad linnakesed läbi sõitnud, nendega ringi käinud hästi palju. Neil on ilmadega täiega vedanud, sest iga päev on põhimõtteliselt 30 kraadi olnud sooja, täiesti rannailmad. Ühesõnaga jah, mega hästi on ilmadega läinud. Praegu aga peaks midagi süüa tegema. Mõtlesingi, et teen kana ja salatit. Kui aus olla, siis selle kuumaga erilist toiduisu ka ei ole, siis tahadki midagi kerget kogu aeg süüa. Jah, ma teen midagi sellest kanast. Selline see lõuna siis välja nüüd näeb. Salat, kana ja siis ma tegin veel saia avokaadoga lihtsalt juurde. Tere taas! Nagu te olete aru saanud, siis seekordne vlog on mingi, ma isegi ei tea, mitmest päevast kokku pandud ja ilmselt see jääb mega kaootiline, aga ma üritan midagi sellest kokku panna. Eile me siis saatsime külalised koju ära, Eestisse tagasi ja täna on meil siis full selline tööpäev. Kell hakkab 5 saama ja me lähme nüüd siis pildistama. Meil on täna õhtul siis 2 pildistamist vaja ära teha ja selline näeb siis see värk välja. Nii palju asju vaja kaasa võtta.
viime autosse, siin on ühe pildistamise asjad, siin on teise pildistamise asjad, seal on Raini pildistamise asjad. Ühesõnaga jah, siin päevasel ajal väga ei kannata pildistada, sest ilm on päris soe õues ja siis ongi, me üritame pigem pildistamisi õhtupoolikusse sätida, eriti kui on vaja näiteks pikkasid pükse pildistada ja valguse mõttes ka on ikkagi õhtupoole parem, seega me läheme pildistama. Nii, me oleme nüüd esimeses kohas siis pildistamas ja ühesõnaga alustasime seelikust, nii et siis teeme selle ära ja siis on veel 2 paari pükse vaja pildistada ja siis liigume juba edasi. Meil õnnestus leida siit Marbeiast selline tore tüdruk nagu Marite, kellega me oleme mitmeid kordi pildistamas käinud, temaga on ülilihtne ja ta on kaamera ees mega ilus. Me hakkasime nüüd pükse pildistama ja peame tabama hetke, kus väga palju inimesi ei oleks, sest järsku hakkas täiega palju inimesi ringi liikuma. Enne tegime seal trepi peal, seal pidi vaatama, et autosid ka ei tuleks, nii et siin on, käib teine shoot taustal. Ja nüüd me oleme juba 3. pükste juures. Või noh, teised püksid. Esimene oli seelik. Ja tulime veid siia mere poole pildistama. Praegu on üli hea, sest õhk liigub ja ei ole nagu väga palav. Ja õhtusöögiks me tulime nüüd kahjuks KFC-sse, sellepärast et me läheme nüüd veel pildistama, aga läheb näitsa kiireks, seega arme ruttusid KFC-s midagi. Saime just sellise vaatega KFC-s süüa. Aga nüüd lähme edasi. Me jõudsime nüüd teise kohta, kus me hakkame kohe pildistama. Me peame suht kiirelt tegema, sest päike hakkab loojuma, aga valgus on ülimõnus praegu, nii et hakkame rohtu tegutsema. Meil läks vahepeal siin nii tuuliseks, tolmu ja kõike lihtsalt lendab, aga me vist saime oma asjad nüüd tehtud. Aga nagu niimoodi tuul loperdab lihtsalt. Täiega hull. Igatahes me paneme nüüd asjad kokku ja hakkame kodupoole tagasi sättima. Saime nüüd auto ära pargitud ja kõnnime kodusuunas, aga mul jäi ju vlog täiesti lõpetamata. Ma loodan, et sellest asjast nüüd midagi arusaadavat kokku ka tuleb. Seega aitäh, et sa vaatasid ja näeme juba järgmisel korral. Tšau!